Härrad, teie tellimus. Pakendikeskus. Pakendikurmaanide meelispaik. Kohtumiseni igal aastal juunikuus Pärnus Vallikäe Rohasal Grillfestil. Tere tulemast kasutama korduskasutusnõusid ja head vaatamist! Miks meil Eestis üldse korduskasutusnõusid vaja on, sest me oleme ju siiamaani päris kenasti ka ilma hakkama saanud? 2016 tehti selline rahvusvaheline uuring, mis ütles, et kogu Euroopas jõuab randadesse päris palju plastprügi ja kurb oli veel see asjaolu, et umbes 50% sellest plastprügist on ühekordsed. Ja Euroopa Liit on ühiselt otsustanud, et me tegeleme selle probleemiga ja võtame siis midagi ette. Ja siis üks meede on tegelikult selline, mis puudutab siis avalikke üritusi. Et siin me ei ole üksi, me oleme näinud, et teistes riikides tegelikult see väga hästi toimib ja Eesti puhul, kui me 2019 ja 2023 andmeid võrdleme, siis selgus, et see sama avalikel üritustel siis korduskasutussüsteemile üleminek tegelikult vähendas oluliselt jäätmeteket, ütleme, et 50%. Et kui meil varem oli näiteks 2019 laulupeol oli 50 tonni jäätmeid tekkis selle laulupeo ürituse kohta, siis 2023 oli see kogus juba oluliselt väiksem. Ja siin on teistest lähiriikidest väga näha, et see trend nagu jätkub, et lihtsalt inimesed ühiskonnana ei taha enam sellist prügistamist ja nad näevad, et ühe väikse liigutusega ma saan tegelikult panustada päris oluliselt jäätmetekke vähendamisse. Mida ja kas toob lähitulevik lisaks avalikele üritustele ka näiteks tanklakaubandusele, kinodele, ööklubidele, kiirtoidukettidele? Järgmise aasta lõpuks peaks olema meil valmis eelnõu, kus me tegelikult kaalume ka selle korduskasutussüsteemi laiendamist. Et need on nagu need teemad, millega me kindlasti edasi läheme ja siis on ka Euroopa Liidus tulemas suunad, et on olemas siis Euroopa üleselt pakendimäärus ja pakendimäärus seab ka nagu nügib siis meid selles suunas, et need, kes müüvad nagu kaasa toitu, et need peavad ikkagi pakkuma klientidele nagu korduskasutatavat alternatiivi tulevikus. Et on näha, et see trend on jätkuv, et see mõju on hästi suur ja pigem on küsitud, et miks tanklakettidel seda ei ole, miks kinodel seda ei ole, et miks me ei võiks seda laiendada nii-öelda ja minnagi rohkem ringmajandusele üle, et sellist ühekordset raiskamist vähendada, et korra tarbin ja viskan kohe nagu minema, mis liigub siis meile prügilasse või põletamisele, et me võiks ikkagi liikuda sellise korduskasutussüsteemi suunas. Meie ürituse puhul on siis läinud niimoodi, et prügikogus on olnud kuskil kolmandik sellest, mis ta oli varem. Keskkond on puhas, plats on puhas, ei ole sellist nii-öelda, läbu ei ole võib-olla kõige parem sõna, aga ei ole seda nii-öelda maas vedelevaid pakendeid ja kõike seda teemat, et ikkagi asjad on tagasi viidud, ehk siis nõud viiakse teenusepakkujale tagasi, plats on puhas, õiged jäätmed lähevad õigesse kohta. Meie Mihkel Raadal oleme siis võtnud selle teenusepakkuja suuna just seetõttu 2 aastat tagasi, et tol hetkel veel ei saanud olla kindel, kas nii-öelda toitlustajad, kes sooviksid näiteks oma nõusid kasutada, et need ikkagi tuleksid nii-öelda uuesti ringlusse, et need ei rändaks prügikasti ja ei ostataks nii-öelda uusi nõusid selle asemel järgmise ürituse ajaks. Teine pool kindlasti oli nende nõude puhtus, et tervisekaitse nõuetele vastavus oleks ikkagi tagatud. Seda nende teenusepakkuja pesuliinid kindlasti suudavad ka tagada, sellega ei ole üldse nii-öelda kahtlusi. Ja panditasu osas siis nii palju, et meil seda nii-öelda tagastustasu või nii-öelda teenustasu või renditasu hulka arvestatud ei ole. Ehk siis kui inimene maksab 2 eurot välja, siis ta saab selle 2 eurot ka tagasi hiljem. Et nii-öelda külastajale lisakulusid sellega ei kaasne. Korraldaja tasub siis hetkel selle teenusepakkujale töötasu ja toitlustaja roll on siis seal tasuda selle pesu ja nii-öelda nõude rendi eest. Panditops ise on ju 5 aastat turul olnud ja seadusandlus on jõus olnud viimased 2 aastat ja selle aja jooksul on võib-olla kõige suurem muutus toimunud selles, et tarbijate teadlikkus on tõusnud. Mis puudutab nüüd
nii-öelda kliendi poolt, ehk siis kas siis toitlustajaid või söögipakkujaid, seal on ka muutus toimunud paremuse poole. Aga need, kes ikkagi ka varem panustasid juba enne seda seadusandlust, need panustavad täna veelgi rohkem ja võib-olla siis sellised väiksemad toitlustajad, väiksemad ürituse korraldajad, et nad on tulnud ka nagu kaasa, aga ikkagi mitte sellises mahus, mida võib-olla seadusandja siis nagu lootis. Korduskasutuspakend või nii-öelda sõna korduskasutus ei ole ju see võlusõna, et see ei lahenda maailma probleeme ära. Eesmärk on ikkagi ju pakend kokku koguda. Eelduslikult, kui tegemist on korduskasutuspakendiga, siis ta eelduslikult võiks olla nagu rohkem kasutatav. Et kui me vaatame nagu statistikat, Euroopa erinevad uuringud ju ütlevad, et alates 7. kasutuskorrast võiks olla korduskasutuspakend keskkonnasõbralikum, keskkonnasäästlikum kui ühekordne pakend. Kindlasti korduskasutuspakend on oluline, aga veel olulisem on ju see lõpuks kokku koguda. Ja Eesti pandipakend oma põhitegevusena kogub ju joogipakendit kokku üle 90% ulatuses, et see juba tagab ka selle taaskasutuse ja nii-öelda ringluse, et küll siis nii-öelda läbi materjalitöötluse. Meil on spetsiaalne plasttoodete pesemiseks mõeldud pesuliin, tunnelpesumasin, mille võimekus on üle 3000 ühiku tunnis pesta, mis tagab tegelikult päris suure nagu osa Eesti mahust. Ja pesuga on lihtne, et ühelt poolt läheb tunnelisse must tops sisse ja teiselt poolt võetakse puhas välja ja seal toimub siis ka nii-öelda kvaliteedikontroll, kus nii-öelda sellised kas siis huulepulga jälgedega või muud moodi mustad topsid võetakse korra kõrvale, teostatakse käsipesu, läheb uuesti pessu, et selles mõttes on see protsess suhteliselt lihtne küll, aga jah, selline detaildele rõhuv. Avalikel üritustel on väga raske materjalide puhul käega katsudes teha vahet, kas ta on ühekordne või on ta korduvkasutatav. Et kuna pakendiseadusega ei ole ka märgistus täna kohustuslik, et kui ta on korduvkasutatav, siis käega katsudes on teha väga-väga raske vahet. Et antud juhul siin on 2 sarnast karpi, aga tegelikult on korduvkasutatav meil ainult see ja see on ühekordne. Ehk siis kindlasti nii-öelda, et tagada, et on korduvkasutatav, küsida vastavusdeklaratsiooni, sest sealt on ainult näha, kas ta on ühekordseks kasutamiseks mõeldud või on ta korduvkasutamiseks mõeldud. Topside puhul on samamoodi, siin on degustatsiooni topsid, mis on plastikust ja siin olevad on tegelikult ühekordseks kasutamiseks ja siin on juba meil korduvkasutamiseks, mis taaskord tõestab, et kui raske on nii-öelda teha neil vahet plastiku tugevusel. Visuaalselt on ka raske meil teha vahet napsutopsidel, kus on siis siin on meil ühekordsed ja siin on siis korduvkasutatavad. Ehk siis taas me jõuame sinna, et küsime vastavusdeklaratsiooni, mis tõestab meile, kas on tegemist siis korduvkasutamiseks mõeldud või ühekordseks. Kindlasti klientidel ma soovitan küsida koheselt kassast vastavusdeklaratsiooni, et kui teil on suurem ost või on teil kliente on siin rohkem, siis saab ka hiljem teenindaja saata teile meili peale, aga kindlasti, et teil oleks vastavusdeklaratsioon antud toodete kohta olemas. Vastavusdeklaratsioon on tõeliselt tähtis dokument toodete puhul, et te saaksite kogu informatsiooni selle kohta kätte. Avalikel üritustel ostetakse korduvkasutatavatest nõudest meilt kõige rohkem taldrikuid, erinevaid pokaale, klaase, korduvkasutatavaid kahvleid, nuge, kõiki söögiristu. Degusteerimise toodetest on meil avalikele üritustele pakkuda korduvkasutatavatena ka degustatsioonitopse ning ka napsutopse korduvkasutatavatena, nii et tere tulemast Pakendikeskusesse. Teie olete käinud palju üritustel meil ja ka välismaal. Et kuidas te suhtute sellesse korduvkasutatavate nõudesüsteemi, et millised teie tähelepanekud on? No päris ausalt, siis ma ei ole suur fänn, et ikkagi ta pigem tekitab ju ebamugavust ja olles ikkagi käinud ka väliskontsertidel, ütleme Itaalias ja Rootsis nüüd just viimase kuu jooksul, siis seal ju tegelikult Rootsis üleüldse polnud mingit lisatasu, sa said lihtsalt ostsid omale mingi joogikese sealt ja siis sa saad selle topsi ja annad selle lihtsalt pärast tagasi, et oma südametunnistuse järgi. Ja samas Itaalias anti lihtsalt tops, nagu meil kunagi anti. Nii et selles mõttes ma pigem tunnen, et see on lisakohustus, et leida see koht, kuhu see tagasi anda ja see varjatud tasud mingis mõttes, et nagu sa ei tea kunagi, kui palju sa maksad, kui palju sa tagasi saad, kas see tuleb sulle kaardile, kas sa saad selle müntides.
et jah, ma olen keskkonna poolt, aga see pigem kasutaja kogemuse mõttes ei ole Eestis minu meelest väga mugav. Aga tore, kui prügi ei teki muidugi. Härrad, teie tellimus. Pakendikeskus. Pakendikurmaanide meelispaik. Kohtumiseni igal aastal juunikuus Pärnus Vallikäe Ruhasal Grillfestil. Mida on oluline ja vajalik ühel ürituse korraldajal teada? Selleks, et ka ürituse korraldamine oleks lihtsam, oleme meie Kliimaministeeriumi poolt koostanud sellise keskkonnahoidlike ürituste juhendi. Ja see sai valmis meil sellel suvel ja siin ka koostöös ikkagi avalike ürituste korraldajate liiduga. Et ma soovitan küll kõigil selle juhendiga nagu tutvuda, et see on meil Kliimaministeeriumi lehel kättesaadav ja sealt saab küll nagu põhjaliku ülevaate sellest, et kuidas ühte sellist keskkonnahoidlikku üritus korraldada nii, et see ürituse korraldaja oleks asjad läbi mõelnud, aga ka see kliendil, kes tuleb sinna üritusele, oleks asi kõik nagu üheselt mõistetav ja selge ja siuke nagu mõnus tunne oleks ka sealt ürituselt ära minna. Kellel üldse meie riigis on kontrollimise pädevus ja millistest trahvisummadest me räägime? Kontrollimise pädevus, siis, mis puudutab just nagu avalikke üritusi, on siis eelkõige Keskkonnaametil ja siis ka kohalikul omavalitsusel, kes annab siis teatud üritusteks loa ja siis, mis puudutab toiduohutust ja seda poolt, et seal on siis Põllumajandus- ja Toiduamet. Keskkonnaamet kontrollib ka avalike üritustel just tervet aherat, kas on pesu, kas on hoiustamine, kuidas on tagatud tagasikorjamine. Aga me oleme ka teinud ennetavat tegevust nii-öelda, et saatnud kirju korraldajatele, pika nimekirja, suurimatele siis kohalikud omavalitsused, sest me näeme ka, et nendel on suur roll siin täita oma lubade väljastamisega, kui palju nad panustavad ka seal järelevalvesse ja palju nad panustavad lubade väljaandmisel just korduskasutusnõude temaatikana. Enne kõik me rõhume ennetavale tegevusele, aga kui me sattume rikkumise otsa, siis on siin inspektorid kaalutletud otsus, et alustada menetlus. Ja menetluse puhul ongi see, et seal võib olla ju erinevaid osapooli. On see korraldaja, kas ta on piisavalt korraldanud, on see toitlustaja, kes tuleb oma ühekordsete nõudega. Menetluse mõttes on juriidilisele isikule võimalus kuni 200 000 määrata trahvi. Kui ürituse korraldajal on kõik kontrolli all, tal on nõuded paigas, ta on seda rõhutanud, mis juhtub siis, kui ka rikutakse neid nõudeid, siis tegelikult see üritus on juba väga hea üritus. Minul on käes praegu nõud, mis dokumentide järgi, vastavusdeklaratsioonide järgi kannatavad 125 korda pesu. Aga kui me neid niimoodi käes vaatame, päriselus ma väga kahtlen, et see nõu, selline ta on, et selline nõu tegelikult puhtaks saab, et seda masinapesu kannatab ja nad on imeodavad ka, nõud on enamasti alla 10 sendi, ehk siis, et nad on korduskasutatavad nõud, aga päriselus neid kasutatakse ikkagi ainult mõned korrad kui sedagi. Et meie mõte on küll, et kui me kasutame korduskasutatavaid nõusid, et las nad siis olla ka visuaalselt sellised, et ma usun tõesti, et sa pärast üritust korjad need nõud kokku ja pesed ära. Seega siis kokkuvõtteks võib öelda, et kui on avalikule üritusele välja tuldud kas toitlustana või degustatsioonipakkujana, et kõik nõud peavad olema korduskasutatavad. See seaduse muudatustega nüüd on siis nii palju asi muutunud, et korduskasutatud nõud on ammu nõutud, taaskasutatavad, eks ole. Aga siiamaale on ikkagist näha, et asi ei toimi, üldsegi ei toimi see asi õieti, et väga paljud lasevad vana liistu peal edasi ja võib-olla on ostetud palju kokku endale, aga ikkagist see ei toimi õieti. Ja nii kaua, kui ei ole ikkagist
kontroll piisav, nii kaua ikkagist need asjad toimuvad ja ilmselt väga palju on toitlustajad, kes ei hooli sellest tegelikult. Et meie oleme läinud seda teed, et oleme endal kõik muretsenud nõud, mis on vaja tänapäeval. Tegeleme ise pandiga, kui on vaja. Paljud üritused on, kus on kindel partner, kelle käest siis tuleb rentida nõud, aga me oleme läinud jah seda teed, et kvaliteetsed nõud. Praegu kasutame selline tugev taldrik, mis ei ole mingi läbipainduv ega midagi. Meil on peal kõik nõud on logotatud. Ehk siis, kui me teeme oma panti, siis me alati tunneme ära, mis on meie nõu. Sest muidu võib asi väga lappesse minna, kui üks ja teine samat moodi topsid. Siia saab jooke serveerida. Ilus, tugev tops, kus on mõõdud peal, jälle logod peal kõik. On väga hästi pestav. Et oleme endale pesuliinid ka korralikult üles ehitanud, et kõik on nii nagu peab, et nõud on ilusad, tugevad, nad ei ole pehmest plastmassist ega midagi. Täna on küll sertide järgi on selliseid taldrikuid ka olemas, et mis on pehme lödi ja mõtled, kui ma ta sealt pesumasinast 90 kraadiga sealt välja võtan, mis ta lõpploputust teeb, siis kujutage ise ette, mis sellest plastmassist seal järgi on. Et ta on otse prügikasti kaup tegelikult. Ja kui nõusid ostate, siis on kindlasti toitlustajate jaoks on oluline, et meil on pakendikeskuse tooted kõik, et alati ostate, siis tuleb deklaratsioonid kaasa küsida. Et see on nüüd see koht, kus teil võib tihedas tööoos võib tulla kontroll peale sündmuse käigus ja nõutakse teilt pabereid ja see võtab teilt tohutu aja, kui seda ei ole. Ja sellest sul kliendid kaotavad. Et need nagu võiks kindlasti olemas olla. Mis asjad üldse on toidunõud ja mis ei ole? No toidunõud on sellised nõud, mis ikkagi hoiavad vormi. Et kui me kordusnõudest räägime, siis ma tõin isegi paar näidist kaasa. Näiteks selline asi on tekitanud küsimusi. Ta siiski hoiab vormi ja tema ei ole lubatud, sest me ole lubatud ainult kordusnõud on ju, võid vaadata, et ta on nagu siuke kujuhoidev. Aga nüüd see on ju näiteks hamburgeri tasku. See vorm ei hoia, nii et see on täna veel lubatud ja mul on siin sees ka üks pisikene näidis, mis veel on lubatud. Näiteks selline tikukene on ju suupisted, et kahvel ei ole lubatud, aga tikukene selline on näiteks. Kui sul on juba tunne, et tahaks suppi serveerida kausist, siis peab olema see korduskasutatav. Millist praktilist nõu Tallinna linn tahab anda korraldajatele? Tuleb läbi mõelda see korduskasutusnõude süsteem, et ei piisa ainult sellest, et meil on nõu korduskasutatav, vaid tagatud peab olema ka kogu see süsteem selle ümber, ehk siis kuidas sa need nõud kokku korjad, kuidas need saadetakse pessu, sest vastasel korral ei ole mõtet, kui meil on kordusnõu ja me siin kõrval prügikastid ära viskame, eks. Et see süsteem läbi mõelda ja kindlasti mõelda ka selle peale, et kuidas külastaja saab aru, et tegemist on nüüd kordusnõude süsteemiga, kus on need tagastuspunktid, kas need on mugavalt sissepääsude, väljapääsude juures või on, et ei pane neid kuhugi nurga taha ära, on, et see peaks hästi nagu kommunikeeritud olema inimesele, et see süsteem toimiks. Kas ka noad ja kahvlid peavad olema korduvkasutatavad või ainult joogitopsid ja taldrikud? Noad ja kahvlid ka korduskasutatavad, neid pestakse juhul, kui need jõuavad tagastuspunkti, kui need visatakse ära, siis muidugi nad sinna ei jõua, nii et siin ka külastajale kindlasti selline meeldetuletus, et kui sa viid tagasi taldriku ja kausi ja topsi, siis vii tagasi ka need samad söögiriistad, mis sulle anti. Kuidas toimub Tallinnas järelevalve? Meid aitab väga selline ühtne avalike ürituste lubade süsteem, ehk siis kui üritus toimub, siis tuleb esitada taotlus ja selle taotluse käigus juba siis korraldaja kirjeldab ära, kui ta pakub toitu, et kuidas on siis tagatud kordusnõude kasutamine ja kui meil seal tekib kahtlus, et ei ole päris täpselt see läbi mõeldud, siis meil on kohe võimalus korraldajaga ühendust võtta ja muidugi Tallinna linna eesmärk ei ole käia üritustel ja neid ainult trahvida, et sellepärast me teemegi väga palju tööd just ennetuses, et korraldamegi teavitusüritusi, nõustame ürituse korraldajaid, et need üritused saaksid siis korduskasutusnõuetele vastavalt kenasti toimuda. Aga kui ikkagi ei ole sellest nõustamisest abi, sellest teavitustööst abi ja on korduvad rikkumised, siis teeme ka trahvi. Võimalus on teha trahvi kuni 20 000 eurot, nii et selles mõttes
järelevalve tegutseb. Mida see 2 aastat pakendiseaduse muudatust on tegelikult kaasa toonud, et kui palju turuosaliste seas on ausaid ja kui palju siis mitteausaid kauplejaid? No kõigepealt jah, tuleb tunnustada esile tõsta ja silitada päid nendel toidukauplajatel ja korraldajatel, kes on siis igati seadusekuulekalt käitunud, kes on teinud ka vastavad kulutused, investeeringud, nii rahalised kui ka inimressurssi ja kui me läheme nüüd avalikele üritustele, siis me näeme suurepärast korraldust, me näeme sellist kasutajasõbralikku, külastajasõbralikku lähenemist, me näeme nagu igas mõttes nagu eeskujulikku äritegevust. Aga eks seal, kus ikkagi liigub selline märkimisväärne hulk raha sellises teenusemaailmas, eks neid sullereid ja nupumehi, nagu öeldakse, on siin ka igasuguseid ja nendele nupu- ja nipimeestele muidugi tuleks meelde tuletada, kes siis seadusest mööda hiilivad, tuleks meelde tuletada, et selline süsteemi petmine ei ole jätkusuutlik äriplaan. Ja see ei ole selline geniaalne mitte äritegevus, vaid see kõik on meie ausate turuosaliste petmine sõna otseses mõttes. See info liigub kusjuures korraldajate ja kauplejate vahel tänapäeval väga hästi. See liigub väga hästi, väga kiiresti, need skeemid, nipid, trikid on kõik teada. Ja mis on siin ajas, on nagu muutunud kindlasti ka see, et need samad toidukauplejad omavahel teostavad ka sellist juba nii-öelda sotsiaalset kontrolli, et kui sul ikkagi kõrval teine müüja müüb, eks ole, illegaalsete nõudega ja toimetab nii-öelda musta äri, eks ole, siis no see ajab sind ennast närvi küll, kes oled teinud kõik need investeeringud ja näinud vaeva ja kulutanud ja sealt kaudu liigub see info juba ja kutsutakse 11 korrale ja liigub see info juba ka edasi sinna, kuhu vaja ja kui kord on majas, siis meil kõigil on ühtemoodi võrdsed tingimused ettevõtluses ausalt osaleda ja konkureerida ja kellelgi ei teki kellegi teise ees põhjendamatut turueelist ja just nimelt sellepärast avalike ürituste korraldajate liit. Me liiduna peamegi seda korduskasutusnõude turuseiret ja sellist teavitustööd nagu eriti oluliseks, et meil kõikidel oleksid võrdsed võimalused ja ausalt võrdsed võimalused Eestis tegutseda. Head sõbrad, nagu saatest teada saime, siis korduskasutusnõud on tulnud selleks, et jääda. Hoiame Eesti puhtana ja uute kohtumisteni!